Ma ütleks, et see on siuke väga äge periood olnud, et sisseelamine, nagu ma arvasin, läks hästi, kuna kõik on tuttavad nii kontori poolelt kui siis mängijate poolelt ja tahtmine on mul suur, nii et jah, väga asjalik aeg on olnud. Kui ma ei mängi, siis eks ikka me Frolliga koos ehk siis kapten Froloviga ajasime siin mingeid asju, et esimesed aastad me ei saanud nagu varustust ja nii, et siis me organiseerisime koos asju ja meeskonna üritusi, et nii palju ma olen tegutsenud nagu Paide klubis juba, ütleme nii korraldamisega, aga muidu mitte. Ütleme nii, et see tuli ootamatult nii, et ma ise ei näinud seda postitust otseselt. Elukaaslane ütles, et näe, Paide otsib siukest asja. Ja siis jah, võtsin ühendust, käisid Jaanuse ja Gerdiga jutuajamised ja nii ta läks. Pigem kõik läks jooksvalt, nii et uus amet tuli peale. Eks jah, nii nagu sa ütlesid, see Pärnu aasta tõenäoliselt on üks suur faktor selles, et see otsus nii tuli teha või ma tegin nii, kuna jah, väga palju positiivsust ei tulnud, kuna peres on 2 väikest tütart, siis see vajab ka oma aega kõike ja jah, siis miks teha siukest asja, mis võib-olla ei tee kõige rõõmsamaks, aga jah, hetkel ma võin öelda, et uus amet on siuke, et ma olen sisimas väga õnnelik ja perel läheb hästi ja kõik on tore. Enamjaolt ma tegutsen hetkel varustuse poolega, mis ma võiks öelda, et on juba kontrolli alla saadud, eks muidugi tuleb testitavaid võib-olla veel, et siis neile pean asjad leidma, komplekteerima kiirelt ja aga jah, suurem rõhk ongi, nagu ma ütlesin, varustus, siis reisid, nagu mainisid sina ja nii ta käib, et toimetan meestele toidu, trenni kohale, samamoodi puuviljad, kõik see, et meestel oleks kõik eeldused edukaks hooajaks.